Tere! Me sõidame Elvasse ja me hakkame tegema Q&A'd. Rasmus on väga intukas ja valmis küsimustele vastama. Ja esimene küsimus on, kuidas jõudsite discgolfini? Mina... Oota nüüd. Sa võid näppu mikrofoni peal. Vaata siia kohta pead rääkima. Mina käisin sõbraga, läksin korvpallivõistlusele Viljandisse ja siis meil oli seal väike paus ja siis me läksime Viljandi rajale mängima. Ja siis seal oli lörts ja külm ja mudane ja plägane ja ma ei tahtnud rohkem seda mängu näha. Ja ometi siin sa oled Eesti meister. Meie olime Karliga just Taanist Eesti tagasi kolinud ja meil ei olnud midagi teha ja siis Karl kuskilt kuulis, et Nõmmel saab discgolfi ketteid rentida. Ja siis me läksime ja mängisime ja tagasiteed enam ei olnud. Kas olete vahest mõelnud, et jätate discgolfi sinna paika ja enam ei viitsi või ei taha? Olen mõelnud. Ma mõtlen seda iga kord, kui ma peale 3. korvi närvis olen ja Rasmus oli kirjutanud, et ma ei taha seda enam teha ja ma ei oska ja ma olen nii saamatu. Ja siis saab ring läbi ja siis saad aru, et ei olnudki nii hull ja siis ikka lähed tagasi. Need on mu viimased eestikad. Hommegi. Järgmine päeva kirjutad, okei, lähme trenni. Jah, siukes elu on jah. Mis on teie lemmikketas ja miks? Minu lemmikketas on hetkel Berg. Miks? Sest see on väga hea lähenemisketas, ta saab kõvasti visata. Ja minul on, ma arvan, Saint Pro, kuigi mul vahepeal on temaga väiksed usalduusprobleemid, siis kokkuvõttes ta on ikkagi minuga väga kaua koos olnud ja igast asju teinud ja tõenäoliselt kõige usaldusväärsem driver, mis mul ikkagi kotis on. Rasmus kiidab valikut. Järgmine küsimus. Kes on teie eeskujud discgolfi mängijatest? No, ma ei tea, kas see on nüüd eeskuju, aga no mulle meeldib Kalvin, kuna ma olen kuidagi, tema putt on sarnane ja ta see stoiline rahulikus on niuke huvitav, et suudab rahulik olla ja samas skinsidel on näha, et ta paneb päris palju puid ka teistele, et mõistab seda nalja asja ka tegelikult. Mina ütlen Anneli, sest see, kui palju ta grindib, on täiesti hullumeelselt impressiv ja tahaks kunagi suureks saades olla sama lahe kui Anneli. Kiidan vastust. 2 kiitust juba. Nii, see on kõige parema sõnastusega küsimus. Kuidas rahulikuks jääda, kui tead, et tegid idiootse vea? Mina ütleks, et tuleb mõelda, et elu läheb edasi ja midagi ei juhtu sellest, kui sa tegid selle idiootse vea. Et kõik teevad vigu, nii et tuleb üks tugev sisse ja välja hingamine teha ja elu läheb edasi. Mina ei oska selle küsimusele vastata, sest ma ei ole veel seda võtit leidnud. Äkki ühel ilusal päeval. Mis on hooaja plaanid? Ega minul veel 100% kindel pole midagi. Sõltub nendest, kas saab peale kuskile pro-tuuridele või mitte. Aga no Eestis on ikka kõik kaas, nii et Eestis mängin kõike. Välismaa veel sõltub, kas peale saab või mitte. Mina kavatsen hästi palju nädalamänge grindida ja Euroopa discgolfi festivali korraldada. Ja rohkem ei oskagi midagi öelda. Okei, suur goal võiks selle festivalile peale saada. See oleks päris au selle. Mul on sellega keeruline, aga ma hoian sulle pöialt. Järgmine küsimus, milline on teie pre-game rutiin? See on mul plaanis see hooaeg teha paremaks, kuna ma õppisin, et seda oleks vaja. Aga üldiselt mina lähen tavaliselt niuke tunnike varem kohale, nädalamängudel ma jõuan tavaliselt mingi 5 minutit varem kohale. Aga PDK-del ikkagi tund aega varem lähen sooja tegema, viskan
alustan putteritest, siis läheb midarid, siis lähevad fairway'd ja siis driverid. Ideaalis mulle tegelikult meeldib võrku visata. Siis lähen teen mõned putid. Okay, ennem teen sooja ka kõvasti. Jooksen, võimlen, hüppan, kargan. Niimoodi, et hakkaks ikkagi soe ja saaks liikuma. Ja siis vaatame, mis uuel hooajal see rutiin tuleb. Minul ei ole veel välja kujunenud mingit pre-game rutiini, ma olen igal võistlusel siuke, et tahad tulla hästi palju varem kohale ja sooja teha, aga siis tuleb elu vahele ja siis jõuad ikkagi viimasel hetkel ja siis lähed jalad parimat ja siis imestad, et miks sa peale 3 korvi pead Rasmusele kirjutama, et mõttetu mäng on. Mis on teie jaoks kõige raskem osa discgolfi juures? Mental game. Ja, ma pean nõustuma, et tehnika muutmine on ka suht raske, kui sa oled päris pikalt teinud seda. See on ka päris raske. Aga pigem ma ütleks ka jah, et mental game on sama, mis küsimus oli seal ühe korra, et see vigadest üle saamine on ka ikka päris keeruline. Kui sa ei tegeleks discgolfiga, siis millega sa tegeleks? Mis spordialaga? Me rääkisime sellest just nädalavahetusel Karliga ja ma arvan, et tennis millegi pärast. Ma ei mäleta, mis mul see mõttekäik seal taga oli, aga kokkuvõttes mõtlesin, ma pallimängusid ei oska. Tiimisporte ma ka ei oska, või ma ei ole kunagi teinud tiimisporte, ma olen alati kergejõustiku taustaga. Joosta ma ei viitsi ja ei jaksa. Tennis tundub siuke nagu mõnus vahepeal. Seal jaksad joosta, jah? No see on teine 3 tundi joosta. Ei, seal sa vahepeal pead nagu selles suhtes teisi asju ka tegema. Jooksmine on nii nüri tegevus, nagu sa lihtsalt lähed kuskile. Ja nagu ma saan aru, nagu, kui seda teha nagu lühikest distantsi või nagu lühikest aega, aga kogu aeg 5 kilomeetrit joosta nagu tundub ka igav. Et tennis. No kui mul sitaks pappi oleks, ma sõidaks crossi. Aga muidu, ma ei tea, Ultimate Frisbee tundub päris nice. See on veits nagu diskiga seotud, aga samas ta on ikkagi päris diski ikka ei ole. Ja korvpall meeldib ka nii, et aga nagu ma ise saaks valida, siis ma selles crossi olen. Aga ma viimased 5 aastat, 6 aastat, no pärast seda, kui ma lõpetasin, ma pole kordagi sõitnud põhimõtteliselt, nii et ma ei taha proovida praegu seda. Kui teeksid ise ketta, siis mis ketas see oleks ja mis lennunumbritega, power buttonitega? Kes siukse küsimuse küsis? Mina ütlen, et discgolfis on nii palju kettaid juba olemas, et siin ei ole võimalik midagi uut teha, ma arvan. Okei, midagi on, aga nagu väga... Vaata kitsed. väga väike chance, et see oleks midagi revolutsioonilist. Aga kui ma saaks teha, siis ma ilmselt teeks mingi väga pehmest plastikust või no väga gripi plastik, väga stiff, no mitte väga stiff, aga nagu stiffim, et väga kummine, aga stiff. Ja siis ma arvan, et see võiks olla niuke kiirus 10 ja niuke natukene stabiilsem ja niuke, eks ma arvan, mingi niuke 10, väga hõllu võiks olla, niuke 10-6-0-3, ma arvan, oleks minu valik. Mina teeks sellise ketta, nagu mu Saint Pro on. Ehk siis väga beat-in, mis see Saint Pro on, 7 või 8 või? 9. 9-6 -2. Teeks -1 ikkagi. Okei. Treener pani paika. 9-6 -1 või -1-2. Ühesõnaga, midagi siukest, et ta oleks siuke mõnus, saab flipata ja distantsi lihtsalt. Kellega Eesti diskimaastikul kollääbida tahaksid?
valikuid väga palju ei ole, kes meil content'i teevad. Rasmus, Kristi, Roger, Mähkarid. Mina valiks O-poisid. Ja. Sest nende TikToki meemid on parimad. Aga nendega ei pea otseselt kollabi tegema, aga nad teevad ise sinu Nad teevad sinus kollabi, jah. Et sa ei pea ise nagu, sa lihtsalt tee, mis sa tahad. Aga kui me mõtleme kedagi, kes ei ole content creator ja nagu kellegiga tahaks teha, kes nagu ise ei tooda, aga nagu kes tuleks meiega tegema midagi. Mina tahaks Silver Leetmaga teha. Lihtsalt sellepärast, et tal on väga palju mõtteid, mida ei suuda registreerida selle tempoga minu aju, nagu need tema ajust ja suust välja tulevad. Aga siis, kui ma selle videosse saaksin püüda, siis ma saaksin seda tagasi kerida ja siis nagu analüüsida seda. Sest see, kui Silveril on jututuju, siis sealt tuleb neid mõtteid lihtsalt tulistab. Alanguga. Top 3 lemmikketta kiirused. Minul on 5, Suurspää A5, siis see 10, see tundub 10-9, 10 pigem, võiks olla ikkagi malmilaadne, nagu veits kiirem, veits kangem malm oleks nagu ideaalne. Ja siis 6 on ka, või 6,5, need on lemmikud. Nagu me just teada saime, siis ma isegi tea, mis Saint Pro lennunumbrid on, nii et ma ei ole vist mitte kunagi ühtegi ketast selle järgi valinud, mis ta lennunumbrid on. Sama tegelikult. Aga kui ma peaks ütlema oma kotti praegu vaadates seal kaamera all, siis 1, 5 ja 9. Spoor või? Berg. Berg on jah. 1, 5, mis asi 5 on? Kas need ei ole 5 või? Mingid heksid ja mingid makod ja mingid siuksed. Siis on nagu kõik augud kaetud põhimõtteliselt. Aus. Kui sa oleksid ketas, mis su numbrid oleksid? 10-10. Jah, kui ma power buttoni süsteem oleks, siis oleks hea, 5-5 on jah. Aga jah. See on päris keeruline küsimus. Ma olen suht ebastabiilne, et ma arvan, et ma oleks mingi 3... -5 ja 5 lõpp. 3, 8, -4 ja 7, ma arvan. Okei, ma nagu mingi väga kiire ei ole. Nagu nüüd ma Ultimate trennis olen aru, et ma ei ole väga kiire. Kunagi võib-olla olin kiirem. Ehk siis nagu, 7. Õljuvus võiks olla. Sa oled suht pilvedis ikka vahepeal oma mõtetega, nii et sa võid selle päris suure numbri panna. Paneme 6, kuna õljuda meeldib. Vahepeal pööran ära, jah. Samas nagu, ma olen kangekaelne, nii et ma pigem olen kangemapoolne ketas. Nii et paneme 0 ja 0,3 ikkagi. Ehk siis suht samad numbrid tulid välja nagu see natuke aeglasem, aga unistuste kettaga suht samad numbrid tulid välja. Natuke aeglasem, jah. Vaibin sellega. Mis oleks teie kettabrändi nimi ja 2 ketta nimed? Mis kettad teeksite esimesena? Miks sinu küsimused nii palju tiibimal on kui minu küsimused? Kas see on nagu meie või see on nagu minu ja sinu? Teie. Okei. No ketaste nimed on Rasti ja Krismus, ma arvan. Banger. Bestseller. Krismus on nagu jõulukas. See on nii raske küsimus, et ma ei oska vastada. 2 ketast, mis ma teeksin, oleks ühte lähenemisketast. Slammeri ja A5 vahele, ma ütleks. Ja siis oleks vaja mingit driverit. Mingi flatim driver. Mingi honorilaadne minu arust. Veits laiem honor. Sellega saaks hakkama. Sina saaks, mina ei saaks. Mul on honor kotis olnud mitu aastat, ma olen seda võib-olla... Sul on kange honor.
ma ütlesin veits lahem, Alar. Aga jah, kette nimed, võt see on jah. Ma näin, kette nimed on olemas. Vismus ja Rasti, aga kette brändi nimi peab olema midagi natuke paremat. Põljukit. Kuidas see inglise keeles on? Hover? Floatis, jah. Aga siis me ei tee ühtegi vee peale hõljuma jäävat ketast, vaid kõik on mingid extra heavyweight, et vee põhja vajuks. Max weight. Jah. Raske küsimus. Mitu korda olete võistlusele jalaviga ise koolinud? 0. Ma olen käinud 2 võistlusel, kus oleks kohane jalaviga koolida. Ma üldiselt koolin ainult minus. Sõppedel kogu aeg. Naljaga. Üldiselt nädalamängudel pigem ma lihtsalt mainin, ma ei kooli seda. Aga peedega on ikka, ma arvan, 2-3 korda ikka on juhtunud. Aga pigem siis, kui on väga toores, et nagu, ma ei tea, astud kette peale või midagi ükst. Aga mõne korra neid ette tulnud ikkagi. Kas algaja peaks harjutama rohkem putti või drive'i? Kumb on olulisem? Minu arust on mõlemad olulised, nii et siin ei ole minu arust õiget vastust, et kumb on rohkem. Sest kui mulle meeldib tuua näidet. Kui on 120 meetrit ada, siis ma võin visata sinna 5 peale, aga kui ma 5 pealt sisse ei saa, siis ma saan 3 ju. Ja siis kui keegi viskab 50 meetrit ja 60 meetrit ja paneb 10 pealt puti ära, siis nagu sama numbri ju. Et suht sama ma ütleks. Aga nagu enamjaolt inimesed tahavad ikkagi drive'i, putti vähem, aga minu arust nad on mõlemad olulised. Aga kui vastata, siis ma arvan, et drive on olulisem, sest kui sa paned esasse puusse ja hakkad sealt scramblima, siis sealt võib suurem number tulla. Kui sa puttida ei oska, siis sa saad, võid alati lay-upida ja võtad kindla parrina. Samas, kui sa saad algajana omal juba putti enesekindlaks, siis sul on lihtsam selle peale nagu kasvatada seda putti enesekindlust versus sa oled nagu mina, kes drive'ib suht okeilt, aga siis ühtegi putti ära ei pane ja siis oledki lihtsalt mingi värine käsi terve elu. Nende ei ole seotud. Okei, treener on rääkinud. Vaidlen vastu. Discgolfil on Ripped Revenge'i laadne eestikeelne diskimäng. Tahaksite testida? Jah. Jah. Kristi unistuste sponsor. Kas ma pean nüüd strateegiliselt vastama? Sest et kõik sponsorid vaatavad kindlasti mu eestikeelseid YouTube-videosid. Vasta ausalt. Ausalt on kõige lihtsam vastata. Mis mõtlen nüüd nii kaua? MVP. MVP. Jah, ma korraks sinna oma koti sisu vaatama, siis ma mõtlesin, et ilmselt eelmisel aastal oleks ma ilmselt öelnud veel Latitude, aga tänasel päeval oma kotti vaadates siis kisub väga sinna MVP poole. Millal tuleb video koos meiega? Mähkaritega. Plaanime siin tagasitulekut teha. Võib-olla. Mina pean laskma siin sellel manageril asju need ajad, et minul pole siin väga sõnaõigust. Ootame video ideed ja kohtumispaika ja aega ja oleme kohal. Aga te peate oma mikrofonide olukorra üle vaatama, see 2 mikrofoniga 4 filmida ei saa. Kas puudel on lehed või koer? Discgolferina peab ütlema, et lehed. Ja kui Kristi sealt mööda tuleb, siis lehed kukuvad. Mis on kõige alahinnatum diskirada? Võtame siis Eestis, natuke lihtsam. Kristi väga palju Viimsist ja Järvelt pole kaugemale saanudki tegelikult, on ju. Aga mina ütleks, Tallinna lähedal Kose, minu jaoks on Kose tundub alati niisugune underrated. Minu arust väga järada. Kas sellepärast, et sulle meeldib seal jõgedes ujumas käia? Ei, siis ma olen Kose valla meister võib-olla. Pani ära. Ma ei tea, jah. See, kus see Tapa oli see äkki või? Tapa oli minu arust päris lahe. Jah, see ka. Tammsalu on ka väga nice. Sinna ma pole jõudnud, peame minema mängima millegi. Väga nice. Pühapäeval Elvasse talvesarja etapile.
küsimärk. Ei usu. Kaugel on? Aga ei usu. Mitu kord nädalas ikka Elvasse jõuad sõita? Aega Eestikatel mängida küll. Jah. Aitäh teile küsimuste eest. Ja väga tiibid küsimused olid, mõned liiga rasked isegi. Jah, natuke hea tegelikult, et me niigi kaua otsime küsimuste vastus. Peame harjutama seda Q&A asja veel, et me saame paremaks veel. Ja järgmine kord mõtlesin, peaks panema need anonüümsete küsimuste võimalused, äkki inimesed ei taha oma nime alt küsida midagi. Jaa, okei, see on mingi teema, jah. Aga siis tulevad veel raigemad küsimused. No siis õnneks meil on võimalus neid mitte ette lugeda. Jah, aus. Aga selge pilt siis, me lähme Elvasse ja näeme varsti. Teeme miinust. Teeme miinust kraade. Tšau!